Tere! Meie siin Berliinis ööakul. Kell on 2:06 kohaliku aja järgi. Vabandust. Meil on kohalik aeg on 1:07 ja Eestis on 2:07, et meil on kuskil 1:07 praegu kell. Ennest ei olnud meil aega kokku teha, nii et me teeme siis nüüd. Algasime teekonda Koselt siis bussijaamas oodates Aivarit ja siis tulime seal, siis me sõitsime bussiga Tallinna lennujaama seal, ootasime, käisime kõik kohad läbi, kus pidi. Mina pidin veel näitama oma asju ette eraldi veel. Ja siis ootasime lennu peale minemist. Tallinn-Riga oli siis see esimene lend. Lendasime üle Eesti ja üle poole selle siis Eesti ja Läti piiril ja siis kuni Riigani välja. Ütleme nii, et me nägime kõik Eestimaad. Me saime ka videopilti ja ei tea täpselt, kas me saime nii täpselt kõik kohad, aga seal kindlasti, kus kaadrisse panna ja vaadata teraselt, mis koht on, siis näeb kindlasti ja äratundmislõõmu ka kindlasti. Isasi, mis koht see täpselt on, ma ei tea. Siis seal Riigas istusime teise lennukile, mis oli Riga-Berliin. Seal siis sõitsime lendasime lennukiga siis üle Läti, Leedu ja nii edasi üle ookeani, nagu ma saan, kui meri ei olnud. Äkki oli meri. Igatahes me sinna alla ei näinud. Lennuk läks väga kõrgele. Aga Berliini jõudsime normaalselt. Siis see lennujaam siin Berliinis on väga lahe. Pikk, tundus, et ei lõppegi see tee. Tee on nii pikk ja taksode rida veel pikem, erinevaid. Me võtsime Bolt takso, tulime siia. Ja siis selgus, et see tuba siin on selline natuke nostalgiline ja natuke selline vanamoeline just. Ütleme, et on selline kõrge lagi ja suur tuba kajab vastu hästi. Ja siis siin on telekas, mis ei tööta. Keskütemis oli maa keeratud, aken oli lahti ja jaetuba oli, nüüd on juba enam-vähem soe. Küttel oli päris pikalt siin, vasti keerame selle normaalseks tagasi. Siis siin on paalid, võime veel korduses näidata homme veel võib-olla. Siin on nimega kenad laualambid, sellised stiilse kunstilise väärtusega, ütleks juba nii. See on selliste kunstnikum disainitud laualamp, nagu ütleks. Siin oli ka selline asi, et teises toas on mingi jutuajamine ka ja möll käis. Ei tea, kas sakslased või kes need olid siis inglise keeles rääkisid või saksa keeles, mida iganes. Ja siis homme läheme loomaaeda terveks päevaks Berliinis ja püüame siis igast kauneid loomi filmida. Väga lahedaid. Pandasid kindlasti, kui saame ja
kõike muud ka. Et kohalik aeg on siin 1:12 just sai. Eestis on 2:12, nii et meil on siin hoopis teine kellaaeg ja hoopis teised lood. Aga tahaks öelda, et meil on ka siin võimalus siis minna shoppama ülejärgmisel päeval siis poodidesse käia, ostata nänni mingisugust mälestuseks siit Berliinist ja vaatame, meil on siin raha on 600 euri. Vaatame, mis sellega siis saab. Meil on pangas ka ja siis siin ka ja kohakas palju. Selleks ma seda raha korjas. Aga ütleme, et sellised imekenad maalid on jah siin. Ja veel laes on kaunis kupliga lamp. Aga mis ma räägin lennukitest, üles tõusmine esimest korda lennukis, see oli omapärane ja huvitav tunne, see oli selline tunne. Ma arvasin algul, et see on väga selline, mida ma välja nagu tervis ei kannata võib-olla. Aga kannatas ja väga hästi. Pluss ka maandumine samamoodi, et kui lennuk maandus, siis oli ikka teine erinev on ikka küll jah, üles tõusmine hoopis teine asi ja maandumine teine asi ja siis see ka, et üks lennuk lendas nagu madalamal natuke, et teine lendas kiiremini näiteks ja kõrgemal. Ja see, mis Tallinnast Riiga läks, see lendas madalamal aeglasemini. Selline lugu siis sellisest päevast nagu täna. Nii et meie sõitsime poolt taksoga, mis on päris lahe. Nägime ka Berliini telemasti või teletorni või kuidas seda öelda. Ja nägime neid kohti, kus on tehtud Cobra, mis see film on? Cobra 11 või mis ta nimi on. Need kohad, mis seal filmis vahepeal on näha, siin on just need sõitsmised mööda. Nii et vägev. Siin on meil siis siuke õhukad, et üks padi. Täna me püüame veel teha ühe töötluse. Kuna siin kell on teine, siis meie oleme ju ööinimesed, te teate küll. Ja me saame ka 4 tunniga välja pootud. Aga vaata, telekas ei tööta, vaata, kus probleem, vaata. Miinused. Peame kiitma neid asutusi, kus esmatähtis on ikka telekas ja siis kõik muud asjad. Aga siin Berliinis selles kohas, kus on soodne ja odav, siin mõni asi ikka ei tööta ka. Ja köögis pole pliiti. Ja vannituba ja duširuum, see on kõik okei. Kõik super. Kristjan Jõekald ütleks siin, et kuulge. Come on. Aga meie ei ütle. Me oleme lepplikud. Ma olen nõus kõigiga, sest ma olen Berliinis olen sada. Ja mul on ükskõik, mis siin on ööbimine või mis ma olen. Mul on oluline see, et ma siin olen Berliinis. Siin ümberringi käib saksa keel. Nagu ikka Berliinis ja Saksamaal on inglis keel ka ja ka vahepeal igasugused keeli on siin kuulda ja erinevaid.
tore on. Mul on hästi vähe asju kaasas. Laadija ja mis mul siin veel on? Mõned riided. Spamm. Nii. Ja siis aga rohkem ei ole. Teise. See pidi siit olema kõike. Ja dušigel ja aga siin on ka üks vana ventilaator. Ma ei tea, see töötab vist suve. Siis huvitavad toolid on siin. Laud ja kõik ära ja eks on me näitame, aga võime ju natuke näidata ka. Teeme väikse lükke ja siis lõpetame selle kokkuvõtte ära, ütleme, et üldiselt tore päev oli ja loodame, et järgmine päev on veel parem ja toredam. See lennuki lendamine oli super. Ja ma sõin veel praadi ka teisel lennukil, et siin ma võin öelda, et kogemus lennuki peal söömises on väga head kogemused esimese korraga. Ma teadsin seda, et kui lennuk keerab, siis õhus, siis need asjad võivad ju lennata ilusti seal. Miks ma üritasin neid asju vältida. Aga jah, selge see, et sööki tuuakse siis, kui see asi ei toimi. Siis lendab selgelt, siis ei ole juhtu midagi. Aga me lendasime nii kõrgel, et pilved olid allpool ja meie olime ikka pilvedest kõrgemal. Mingid röngpilved veel olid seal veel kõrgemal, aga see oli hästi vähe. Ja all oli siis ookean või meri, ma ei tea täpselt, sest oligi niuke hall mass. Ja selline lugu. Ja Aivar magab ju vaikselt ja me läheme ka kohe magama. Aga enne seda soovime teile head ööd, ilusat õnd ja kõike paremat sinna Eestisse. Näitame natuke selles hämaras toas.